Ja nüüd veel kõigele lisaks olukorras, kus inimestelt on siis 10 nahka kooritud, seejuures valitsemiskulusid pole suudetud üldse vähendada, need on hoopis suurenenud, ütles Jürgen Ligi välja, et teate, aga tuleks veel ka ametnike palkasid hakkama tõstma. Jah, selle maksufestivali valguses pakub veel Ligi ametnike palkasid tõsta. Eraldi tuleks tähelepanu pöörata, kuidas Ligi seda põhjendas. Ta põhjendas seda sellega, et ametnikud peavad hoidma Eesti riigi kvaliteeti, kui demokraatia meeleolude tõmbetuul seda murendab ja tõrjub, nagu näiteks EKREIKE ajal Eestis. Ja mõtlesin Jürgen Ligile, et selline mõtteviis on väga ohtlik. Just demokraatlikus õigusriigis selline mõtteviis on kõige ohtlikum, sest põhimõtteliselt ütles rahandusminister välja, et tuleks tõsta palka, et ametnikud oleksid lojaalsed niinimetatud õigele demokraatiale, Reformierakonna liberaalsele poliitikale. Ning kui mõni muu erakond peaks tulema võimule, hoidku jumala eest, et tuleks mõni konservatiivne erakond võimule, seda poliitikat ei peaks olema võimalik ellu viia. See on see sõnum, mis tegelikult kõlas rahandusministrilt. Kujutage ette, kui midagi taolist oleks öelnud kas Keskerakond või EKRE erakond, siis oleks nii palju karjumist, et vähe poleks. Aga kõige rohkem demokraatiast ja rahva häälest sõidab üle hoopiski Reformierakond, juhtides riiki koalitsioonis, millel on vaid 8% toetus Eesti rahvalt.